No nii, tere õhtupoolikust ja alustame Harku vallavolikogu istungiga. Meil on tegemist ebatavalise olukorraga, kus volikogu uue koosseisu volitused ei ole veel alanud, aga me peame otsustama, kellele Karl Tunkeli nimeline preemia Harku valla aastapäeva tähistamisel 28. novembril üle anda. Ja seoses sellega on see tänane erakorraline volikogu istung ka kokku kutsutud. Hea, et meil see on võimalus on olemas, et me Harku valla põhimäärust muutsime just nimelt meie koosseisu ajal, et elektroonilise istungi pidamise võimalus on meil nüüd ka Harku valla põhimääruse kohaselt oleks. Ja vallavalitsuse poolt on meie tänase istungi päevakorda pakutud üks punkt. See on siis Karl Tunkeli preemia määramine 2025. aastal. On ettepanek kinnitada päevakord sellisel kujul, nagu ta meile välja saadeti ja nagu ma praegust ütlesin. Kas on teisi arvamusi päevakorra kohta? Ei näe. Siis panen hääletusele, kes on selle poolt, et esitatud päevakord kinnitada sellisel moel, nagu ta on vallavalitsuse poolt meile ette seatud. Palun hääletada. Aitäh, nähtud. Kokku loetud. Ühehäälselt. Ühehäälselt, aitäh. Siis on päevakord kinnitatud. Ja läheme siis päevakorra arutelu juurde. Karl Tunkeli preemia määramine 2025. aastal. Ettekandjaks abivallavanem härra Jüri Käosaar. Palun, härra Käosaar. Aitäh. Vastavalt Harku valla tunnustamise korrale on Karl Tunkeli nimeline preemia Harku valla tunnustus haridusvaldkonna silmapaistvatele tegijatele, õpetajad, õppejuhid ja juhid, kes töötavad valla haridusasutuses. Preemia eesmärk on väärtustada ja esile tõsta haridustöötajaid, kelle tegevus on olnud eeskujuks, inspireeriv ning mõjutanud positiivselt õpilasi, kolleege ja kogukonda. Tasub veel märkida, et kandidaadiks saab esitada vaid kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridustöötajat. Harku valla tunnustamise korra järgi peab siis 15. oktoobriks kandidaadi esitama ja tänavusel aastal siis läbis HKO või hariduskultuuri osakonna poolt läbi viidud eelkontrolli 4 kandidaati, keda ma siis ükshaaval siin ka tutvustan. Esimene kandidaat on Külli Riistop. Tegu on Harkujärve põhikooli direktoriga, kes on pühendunud oma elu haridusele ja kooli arengule. Ta on olnud kooliga seotud selle loomishetkest alates. Õpetaja, seejärel pea 3 aastakümmet koolijuhina. Tema juhtimisel on Harkujärve koolist kujunenud tugev kogukonnakool, millel on oma nägu, väärtused ja traditsioonid. Külli Riistopi töö on olnud palju enamat kui administratiivne juhtimine. Ta on olnud õpetaja, väärtuste kujundaja ja kogukonna ühendaja. Tema eestvedamisel on hoitud elus traditsioone nagu presidendipall ja Jüri ööjooks ning loodud tingimused, et igal lapsel oleks võimalus kasvada hoolivas ja inspireerivas koolikeskkonnas. On eriline rõõm esile tõsta inimest, kelle töö on olnud südameasi ja kelle elutöö on jätnud sügava jälje meie valla haridusellu. Kuna käesolev õppeaasta jääb tema viimaseks koolijuhina, on just nüüd õige aeg tunnustada ja austada tema panust. Seetõttu esitatakse Külli Riistop Karl Tunkeli preemiale. Ja loen siis ette need esitatud avaldused. Teine, Anneli Lõuke. Pangapealse lasteaia liikumisõpetaja Anneli Lõuke panus laste liikumisesse on hindamatu. Ta korraldab neile enesealgatuslikult rattamatke, õpetab lapsi abiratasteta sõitma, toetab igati nende füüsilist arengut ja selgitab liikumise vajalikkust. Tema on õpetaja, kes on nii-öelda kulisside taga.
Tal puudub igapäevane kontakt vanematega ja ei saa seda tunnustust igapäevaselt, mida paljud rühmaõpetajad saavad. See oli siis Anneli Lõuke. 3. Anneli Laaman. Tabasalu Teelahtme lasteaia direktor, kes alates 2024. aasta augustist haldab lisaks ka hoiurühmade maja. Ta on inspireeriv ja väga toetav juht, kelle töö ja eeskuju mõju ulatub kaugemale oma asutusest, rikastades Eesti alushariduse maastikku. Anneli panus on märkimisväärne nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Ta kuulub Lasteaednike Liidu juhatusse, panustades seeläbi alushariduse arendamisse. Tema eestvedamisel toimusid Tabasalu Teelahtme lasteaias lapsevanematele mitmed sisukad koolitused ja loengud, mis aitasid kaasa vanemahariduse edendamisele. Õppeaasta jooksul käsitleti olulisi teemasid: uni, lasteraamatud ja piiride seadmine. Rahvusvahelisel tasandil on Anneli Laaman tutvustanud Eesti alushariduse praktikaid Aserbaidžaani alusharidusjuhtide konverentsil. Käesoleval aastal on ta nimetatud ka riiklikul tasandil ühe valdkonna olulisema tunnustuse nominendiks. Nende saavutuste ja pühendumuse tõttu väärib Anneli Laaman tunnustust kui juht, kes oma töö ja tegevusega loob väärtust nii kohalikule kogukonnale kui ka laiemalt Eesti hariduselule. See oli 3. kandidaat Anneli Laaman. 4. ja viimane kandidaat Piret Sügis. Tabasalu Teelahtme lasteaia õpetaja Piret Sügis saavutas Harjumaa aastaõpetaja 2025 tiitli ja läks edasi vabariiklikku vooru. Ta on töötanud üle 20 aasta Harku vallas õpetajana. On ka laste poolt armastatud tantsuõpetaja, kes igal aastal viib Teelahtme lasteaia lastegrupid Tallinna võimlemispeole. Viimastel aastatel ka täiskasvanute võimlemisgrupi, mis koosneb Harku valla õpetajatest. Piret Sügis. Käin veel korraks üle 4 kandidaati. 1. Külli Riistop, 2. Anneli Lõuke, 3. Anneli Laaman, 4. Piret Sügis. Aitäh! Aitäh! Ja kaasettekandjaks sõna haridus- ja kultuurikomisjoni esimees härra Kalev Konsa. Palun! Ja komisjoni seisukoht oli, mina esindasin komisjoni seisukohta ja selleks oli kandidaat Külli Riistop. Aitäh! Aitäh! Millised on küsimused ettekandjatele, kes soovib antud teemal sõna võtta? Palun! Mart soovib. Nii. Ma lihtsalt küsiks Jüri käest, et kas tal on endal midagi, mida ta soovib ise kandidaatide osas välja tuua, et see nii-öelda valdkonna abivallavanema osakonna seisukoht siia juurde oleks ka tore kuulda. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Olen rääkinud hariduskultuuri osakonna juhiga sel teemal ja meie sõltumatu arvamus ühtib hariduskultuuri komisjoni arvamusega. Ehk siis küll kõik 4 kandidaati on tugevad kandidaadid ja vääriksid igati tunnustust, aga kuna me saame ainult ühe valida, siis see oleks Külli Riistop. Aitäh! Aitäh! Härra Kasuri, palun! Aitäh, härra juhataja. Mul on selline tähelepanek, et ma paluksin Jüri, et sa ütleksid meile kenasti, kes on nimetatud kandidaadid esitanud. On see asutuse juhtkond, hoolekogu või mis see 3. võimalus oli vastavalt meie sellele korrale? Võib-olla iga kandidaadi puhul ütleksid, kes on esitaja. Jah. Palun, härra Käpsar, jah. Kui päris aus olla, siis ma jään hetkel selle vastuse võlgu. Kas Ive, äkki sina tead? Ja ma tean, et Külli Riistop ja Anneli Lõuke on esitatud hoolekogude poolt ja Anneli Laaman on esitatud siis lasteaia, ma eeldan, et õppenõukogu poolt, sest et selle esitas alajuhataja ja Piret Sügis siis
Teelahkma lasteaia nagu asutuse juhi poolt. Amforas olevates dokumentides on tegelikult aitäh. ju kirjas. Härra Kasuri, kas see vastus oli ammendav? Aitäh. Ja kes soovib veel, kellel on küsimusi, kes soovib veel sõna võtta? Kas Kaido Taberland midagi andis märku? Kaliina tahab küsida. Jah, Kaliina, palun. Kaliina, sul on mikrofon kinni. Ja mikrofon on välja lülitatud, Kaliina. Lülita palun sisse mikrofon. Ei kuule, Kaliina. Ei kuule, Kaliina, sul on mikrofon. Vaat nüüd on mikrofon sees. Ja? Nüüd on kuulda, jah? Ja. On kuulda. Ja nüüd on kuulda, jah? Ja ma kuulen seda, et ma tahtsin lihtsalt teada, et 4 kandidaati, nii ma saan aru, et need on kõik nii tugevad, töökad aga ikkagi, milline on tööstaaž, et kes on vanem või kellel on rohkem seda staaži. Siin ma kuulsin, et 4. kandidaadil on üle 20 aastane, see on juba hea. Aga kuidas on siis teistel? Natukene vähemalt, kuna kõik on nii tugevad inimesed. Aloo, on mind kuulda? Ja Jüri Käosaar, palun, jah. Ja Külli Riistop on olnud Harkujärve põhikoolis umbkaudu 30 aastat. Alustanud siis õpetajana. Ja Anneli Laaman on ka olnud väga pikaaegne lasteaiajuhataja. Ma jään praegu siin aastate hulga võlgu. Kõik, Jüri, jah? Kas on veel küsimusi, kes soovib sõna võtta? Ma ei näe. Ja härra Kasuri, palun. Ja, aitäh. Minu meelest see oli Kaliina poolt üks hea küsimus, et milline on need inimeste panus siis Harku valla haridusellu. Minu jaoks kindlasti on kõige pikema panusega töötaja Külli Riistop, kes alustas Harkujärve koolis õpetajana ja jätkas koolijuhina. Ja tegelikult tema panust ma ausalt öeldes hindan kõige suuremaks meie haridusellu ja ma arvan, et ta on vääriline Karl Tunkari preemia laureaat. Aga see on minu isiklik seisukoht. Aga kindlasti Külli Riistopi tunneb ka Veiko Toomingas, kes on selles majas töötanud avatud internetipunkti juhatajana ja kindlasti on kokku puutud temaga ka tööalaselt. Aitäh! Aitäh! Kes soovib veel sõna? On küsimusi? Veiko Toomingas, sind mainiti siin nimeliselt. Jaa, ma võin kinnitada seda, et väärikas kandidaat on Külli. Mina küll ise selles koolis käinud ei ole, aga kool oli kunagi koos Harkujärve lasteaiaga, mis on täna see väikemaja seal pargi sees. Ja minu esimene laps on selle lõpetanud. Nii et Külli eestvedamisel oleme ikkagi lasteaia poole pealt kokku puutunud täiesti lastevanematena ja tööalaselt on meil niisama hea läbisaamine ka kui kogukonna esindajad. Et hea kandidaat. Aitäh, Veiko. Kas soovib veel keegi sõna? On küsimusi? Kas sa näed? Ei ole, jah. Kas me võime siis asuda otsustamise juurde? Et me kontrollisime üle, et kuigi kandidaate on rohkem, aga preemia on kirjutatud vastavasse dokumenti ainsuses, Karl Tunkeri preemia määramine. Sellest tulenevalt on meil igal ühel
1 hääl. Ja siis vastavalt niimoodi hakkamegi hääletama, et igalühel 1 hääl ja paneme küsimuse hääletamisele. Kas Ive, on see nüüd õiges järjekorras niimoodi? Ühesõnaga, iga volikogu liige saab hääletada ainult 1 kandidaadi poolt. Ja selles mõttes, et paneme siis hääletusele esitatud järjekorras, nii nagu Jüri nüüd üles luges. Aitäh, et kordasid veel üle, et ei oleks mitmed pidi arusaamisi. Et panen siis hääletusele Karl Tunkeri preemia määrata 2025. aastal proua Külli Riistopile. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda ja Ive siis katsub selle kokku lugeda. Mikrofoni või? Ühesõnaga, aitäh ühehäälselt ehk kõik istungil osalevad volikogu liikmed toetavad praegu Tunkeli preemia andmist siis Külli Riistopile, mis tähendab seda, et tegelikult puudub vajadus teiste kandidaatide läbi hääletamiseks. Nii, kas keegi, jah, isegi seda ei saa küsida, kuna kõik hääled on ära kasutatud Külli Riistopile Tunkeli preemia määramise kohta. Sellega otsustasime ühehäälselt, et 2025. aastal Harku vallas Karl Tunkeli preemia määrata proua Külli Riistopile. Sellega on istungi päevakord ammendatud. Ma tänan teid osavõtu eest ja soovin teile kõike kõige paremat. Aitäh! Aitäh!